Täna selles videos räägime sulle sellest, kuidas teha tööd tavakasutajaga. Keegi, kes müüb ise oma kinnisvara. See polegi pealt näha nii lihtne. Hakkad neid kõnesid võtma ja saad üsna vastasti aru, et need kliendid ei taha suga koostööd teha. Neil on väga palju maaklerid juba helistanud ja see võib olla üsna närvisööv. Võib-olla minu kõnest, minu väikesest videost on sulle abi. Esimene asi, mida suurepärast maaklerid on aru saanud, on see, et inimene, kes paneb ise oma vara müüki, neil kõigil on üks midagi, mida kõik maaklerid väga tahavad. Nad tahavad leida klienti, kes on motiveeritud müüma. Klient, kes paneb kuulutuse üles ja tahab müüa, on motiveeritud müüma. Ja kui sa oled sellise kliendiga järjepidev, siis sul on võimalus võita nende usaldus ja saada need kliendid endale pärast seda, kui konkurendid on alla andnud. Nüüd ma räägin sulle mõned strateegilised märksõnad, kuidas sa saad paremini neid kliente teenindada, kuidas sa saad selle tavakasutaja enda kliendiks. Esimene asi on see, et sinu eesmärk neile helistades on saada kohtumine. Su helistamise eesmärk ei ole neid nõustada hinna osas, rääkida lepingust, ainuesindust, millest iganes. Seda me telefoni teel ei tee. Esimene eesmärk on saada kohtumine. Teiseks, ja esimese aja seejuures veel, pange kindlasti andmed avisesse, et sul tekiks ülevaade tavaklientidest, kellele sa oled helistanud ja lisaks ka näevad ka seda sinu kolleegid, et ei tekiks topelt helistamist. Teiseks, korralda kokkusaamine. Selle eesmärk ei ole saada lepingut. Kõne võiks välja näha selline. Tere hommikust, minu nimi on Elari Tamm ja ma helistan teile Arko Vara kinnisvarabüroost. On teil hetk aega rääkida? Joo. Ma märkasin, et teie kodu on müügis. Kinnisvaramaaklerina mulle väga meeldib olla kursis oma piirkonna uute pakkumistega, et neid siis oma ostjatele välja pakkuda. Et kas teil sobiks minuga kohtuda, et ma tuleksin teie kodu vaatama? Jah, ei, ma ei taha mingit lepingut mitte mingiste maakleritega. Ma luban, et ma ei küsi teie käest lepingut. Minu eesmärk teile helistades ei ole teie kodu müüki saada. Ma soovin lihtsalt teie kodu üle vaadata, et kui mul on klient, siis ma pakuksin selle välja. Kas teile sobib kell 15 või homme kell 13 paremini? Märksõna siinkohal on see, et siin tegutse aeglaselt. Sinu eesmärgis on näha nende kodu seest ja väljast ja rahulikult läheneda, kuni sa oled saanud kohtumise. Kui sa oled saanud kohtumise, siis kohtumisel sa lihtsalt tahadki vaadata nende kodu ja märksõna on tahad olla abiks. Teate, ma loodan, et teie müük läheb hästi. Teil on tõesti imelus kodu. Kui teile sobib, siis ma saadan teile veel, mul on üks 10 punkti, kuidas paremini oma kodu maha müüa või kuidas realiseerida oma kodu, 10 võimalust, kuidas paremini oma kodu siis müüa. Mis e-mailile ma võiks teile selle saata? Siis klient annab teile teie e-maili. Mul on üks palve teile. Juhul, kui teil käivad siin ostjaid või ostuhuvilisi ja teie kodu neile parasjagu ei sobi, kas me saaks milleski sellises kokku leppida, et te saadate nende kontaktid mulle? Sul on eesmärk tavakasutajaga töötades usaldus. Usalduse võitmine. Ehita usaldus nendega. Ja lähene sellest vaatenurgast, et sa pakud neile maksimaalselt abi neil endal müüa. Kui klient vähegi märkab seda, mida sa teed ja sinu tegevusest on kasu, siis võib ta hakata vaikselt uurima, et võib-olla tõesti võiks meie koostöö välja näha. On 2 põhilist asja, mida sina saad kliendile pakkuda. Number 1, sa saad aidata raha säästa. Sul on oluliselt rohkem turunduskanaleid kui kliendil. Tema City või KV või mis iganes kuulutuste aeg saab mingi hetk läbi ja hea oleks, kui sa teaksid, mis kuupäeval tema kuulutuste aeg saab läbi ja ta peab hakkama seda uuendama. Suurusjärk on kuskil 5 eurot päev, et päeva lõpus maksab ta tegelikult päris suure summa ühe kanali eest seda kodu turundades. Nii et räägi sellest, kuidas sina aitad tal raha kokku hoida. Sellest rääkisin ma eelmises videos, kuidas tavakasutaja ei hoia raha kokku maakleri arvelt. Ja teine, keskendu aja säästmisele. Sina näita neile, räägi neile sellest, kuidas nemad saavad nautida oma elu ja teha seda, mis on neil vajalik ja sina saad samal ajal olla professionaal ja tegeleda nende kodu müügiga. Kokkuvõttes on 3 peamist põhjust, miks kliendid kinnisvara maha ei saa müüdud või oma kodusid müüdud. Objekti hind, kas see on liiga vale, see on liiga kõrge. Teiseks, turundus on liiga vaene,
liiga vähe kanaleid, liiga kehvad pildid ja kolmas kinnisvara seisukord, ehk siis see ei vasta ei hinna ega kvaliteedi suhtele. Pea meeles, tavakasutajaga suhet luues tee seda aeglaselt. Võida tema usaldus läbi väärtuspakkumise. Lihtsalt helistades neile ja lihtsalt püüdes kohe lepingut saades, võib see tekitada väga palju peavalu ja sa lihtsalt raiskad aega ja ressursse. Et ma soovin sulle edu tavakasutajate usalduse võitmisel.